Bravo! Vaata, seda nimetatakse romantikaks. Istub mees... Külmetab, külmetab mees diivani peal, pill sülles ja mängib mulle. Ainult mulle. Mitte külmetava kunstniku, vaid külmetava kitarristi portree. See on nüüd romantika, aga mis pill see on? Oleks nagu kitarr, aga ei ole ka, oleks nagu kannel, aga ei ole ka. Kadri tahtis öelda, et see on kontrabass. Tema ongi Hawaii-gitarr. Hawaii-gitarr? Tegelikult on, ega seda Hawaii-gitarri küsimust esitavad lapsed oma lauluõpetajatele või muusikaõpetajatele ja muusikaõpetajad ei tea ja siis ristsõnades on küsitud Hawaii-gitarr. Õige vastus on ukuleele, mis on täiesti vale, sellepärast et see ei ole ukuleele. See on ukuleele 4 keelega pisike, see on 6 keelega ja suur ja valmistatud koapuust, mis kasvab ainult Hawaii saartel. Sealt ka enam raiuda ei või, kellel omal palgiriit on või omal mõni hektar metsa, see saab valmistada mööblit või pille, aga riigimetsast raiuda ei tohi, kuna ilus puu saab ruttu otsa. Mis sa tahad öelda, et Hawaii-gitarri ootab siis väljasuremine või? Ei ole toorainet enam? Väljasuremine oli tal peaaegu juhtus. Neid pille valmistati hoogsasti 100 aastat tagasi, täpselt selle hetkeni, kui Leo Fender Sunnik mõtles välja helipea ja siis piisas sellest, kui lauatükile 6 traati ja enam ei olnud neid kõlakastiga pille ei tehtud 70 aastat. Ja siis kusagil 1990 avastati, et kuulge, aga need olid päris vahvad ja ainult mõned need originaalid on alles, et taaselustaks ja siis see taaselustamine läks nii hoogsalt, et neid tehakse praegu odavast vineerist Hiinas ja need päris pillimeistrid Hawaii'l, neid on seal paar tükki alles, need on töötud, aga õnneks on YouTube ja siis nad leiavad minusuguseid hulle, kes proovivad siis valepidi gitarri mängida. Oota, ma teen sulle ikka päris pilli ja nii see läks. Kaua sa ootsid seda pilli? 2 aastat. 2 aastat. Nii et see on päris pill? See on päris. Aga tekkiski küsimus, võttegrupp küsis enne, kui sa mängima hakkasid, et millal ta gitarri võtab, et me oleme valmis ja ei võtagi. Millal ta õiget pidi kätte võtta? Ja ääre pealt oleks alguse maha maganud, sa hakkasid niimoodi nagu pesulaua peal mängima või lõikelaua peal, et miks teda nii mängitakse? Ma eile mängisin ühes kohvikus ja tuli üks tütarlaps pisikene ja küsis, et ma tean küll, miks see nii pidi, ta ei küsinud, vaid ta ütles rõõmsa näoga, et ma tean küll, miks see nii pidi mängid, nii on mugavam. Ongi või? Ja on jah, kui hakata mõtlema, ma näen, mis ma teen, kui gitarr on niimoodi, siis ma ei näe seal, mis seal toimub. Mingisugune väänamine, vaata käe pealt niimoodi väänama. Aga nüüd on kuidagi ergonoomiliselt käed lebavad siin peal. Täitsa nutikas tegelikult. Kas sa nüüd eelistad Hawaii-gitarri siis sellele tavalisele gitarrile? Mulle meeldivad nad kõik. Ma olen mitme gitarri pidaja. Aga sõrmustega sa ikkagi teist gitarri mängida ei saa? See teeb lihtsalt hääle kõvemaks, et ma kostaks nende Eesti trimmerdajate meistrivõistlused on kõrval, et ma suudaksin neist üle mängida. No vajuta neist üle, jah. Aga sellega sa saad niisugust see pulk on siis selleks, jah. Ära laula, palun. No, natuke ikka. No see, ega me ei tea täpselt, kuidas see mängu stiil leiutati, aga üks võimalus on jah niisugune, et läks eurooplaste purjekas üle mere, jõudsid kohale, no mitte kõik merereisid ei läinud 1870, ei läinud nii õnne, seal olid röövlid ja tormid ja haigused ja võt nendel läks õnneks ja suuresti rõõmust, et nad kohale jõudsid sinna Palmisaarele, nad veel täpselt ei teadnud, kus nad on. Jõid ära kogu alles jäänud rummi. Võtsid välja gitarrid, mängisid, jäid sinna röötsakile, sinna liivarannale ja siis tulid põõsast pärismaalased. Ja ka nemad ei teadnud, kuidas nad polnud gitarri näinud, et võtsid valepidi kätte, siis leidsid sealt selle tühja rummipudeli. Ja nii oligi, võis olla, et nii sündis siis see Hawaii mängu. Kui sa said selle Hawaii gitarri, kas sa said ka mingid õpetused, et kuidas mängida, mismoodi mängida? Ei, ma mängin täiesti valesti. On olemas niisugune... Kohe tunnistad ausalt. Üks vanamees kogub erinevate maade Hawaii gitarri mängijate stiilinäiteid. Ja mina saatsin siis oma jao ka ja siis ta mulle väga viisakalt vastas, et vaadake, et see on nüüd ilus lugu küll, aga meil oli üks tingimus, see peab olema mängitud Hawaii gitarriga. Aga ongi. Soo, kui ma nüüd kuulan, siis on jah. Ehk siis ma mängin nii valesti, et mees ei saanud isegi aru, et see on Hawaii gitarril mängitud. Oled sa Hawaii'l käinud? Ei ole ja sellepärast ma nii valesti mängingi. No kindlasti tahaks. Võtad pilli kaasa, kui lähed? Kindlasti mitte, sellepärast, et ma arvan, seal on neid niigi. Ma pean sealt uue. See aasta gitarrifestivalil olete koos Jaanus Nõgistoga, teil on viljakas koostöö. Kas tuleb midagi uut ka? Me oleme, jah, vanu eigi veidrikeks muutunud ja
ja otsustanud, Te et olete mõnusad veidud, kunagi kuulge. hilja ei ole midagi ära õppida. Tema hakkas mandoliini õppima ja mina siis võtsin neid kitarre valepidi kätte ja otsustasime, et teeme midagi koos. 2 plaati on purgis, üle aasta meil need plaadid tulevad, nii et tänavu peab siis jälle tulema ja me oleme poole peal. Mõned lood on salvestatud, valmis ei saanud kitarrifestivaliks, aga ma usun, et sügiseks ehk saab. Kas sa sellesama Hawaii pilliga lähed sinna teletorni päikeseloojangu Kohe kindlasti. Me võtame mitu pilli, aga see on kindlasti ka. Eelmisel suvel ma nägin sind Hiiumaal, sa osalesid Hiiu folgil. Kas sellel suvel on ka lootus sind näha Hiiu folgil? Vist mitte. Meil on niimoodi läinud, et ühe korra me oleme Jaanusega kahekesi olnud Hiiu folgil, ühe korra mullu Jaanus purjetas enda nii oimetuks ja tegi enda sõrmedele liiga, et ta ei saanudki tulla ja ma viskusin üksi Joti ette. Sai natuke selle võrra jälle teistsugune kontsert. No me oleme käinud Augusti bluusil, me oleme Viru folgil käinud Kassari kitarripäevadel, Moskva slaidkitarri festivalil tänavu. Natukene oleme reisinud Saksamaal, Taanimaal, Soomes, aga ega meid nii väga ei teata, et meil nüüd suvi oleks nüüd kontserte täis, et seda ei saa küll öelda, et Roja ja Jäärt teatakse küll, aga et need kidramehed on niimoodi kidrad ühte kappi pannud, seda eriti tegelikult ei teata. Aga oled sa mõelnud, et õpiks nüüd veel ühe instrumendi ära? No ei ole see vanus sul ju veel nii suur. Mul on hästi mitu pilli korraga, mida ma õpin. Mida sa õpid praegu? Ma õpin pedalstiilgitarri, selle kohta on öeldud niimoodi, et ühest inimelust päris ei piisa, et seda selgeks saada, et tuleb loota, et kui sa järgmises elus sünnid, siis sa sünniksid jälle pedalstiili mängijaks, et siis võib-olla saad selgeks. 2 elu on vähemalt vaja. No teine võimalus, et sa saad selle pilli endale 5-aastasena ja hakkad õppima, aga kuna mina sain 45-sena, siis mul ei ole lootagi, et ma selgeks saan. Seega mul ei ole nüüd veel uute pillide soetamisega nagu erilist kiiret. No aga jõudu sulle ja me kuuleme seda ilusat muusikat täna veel, mida sa mängid, aga sooviks sulle siis midagi võimatut, hästi pikkal autot näiteks. Ei, noh. Pole võimatu midagi. Noh, Ville juurde ma palun ärge mulle soovige. Seda suurem šanss on, et ma nendel, mis mul olemas on, kui paremini edenen. Et kui ma veel ahnemaks lähen, siis ma ei saa lõpuks ühegagi hakkama. Võib soovida näiteks, et ma kunagi Hawaii saarele jõuan ja selle võrra siis veelgi edenen oma sellel pillil. Soovime siis, et ta jõuaks Hawaii saarele. Tuleb teha siuke palverännak sinna. Head Hawaiid sulle. Aga meie läheme nüüd muude teemade juurde, näiteks rahvariiete võlumaailma.